Hommik. Päev algas meil üsna ärevalt. Jah, et tegime Pipes uue kahekordse siis, et paremas seinas siis vasakule poole kahekordne kork 1620. Et sinnamaani olid see kõige rohkem teinud? 1260, ka kahekordne siis. Ehk siis 360 kraadi vähem, üks täispööre vähem. Ja, et nüüd siis 360 kraadi rohkem ja seda tegema minna oli üsna hea, et kuna ma läksin ääre pealt sisse, seega sa pead vaatama, et sa nii-öelda kahe sõitja vahel ära maudise ja täpselt siis, kui ma mõtlesin, et ma hakkan minema, siis ma vaatasin üles ja nägin, kus üks lumelaudur kukkus ääre peale, et näoga päris korralikult. Et natukene tuli verd ja karjus seal, et väga meeldiv ei olnud, et siis ma ka korraks sain seisma, mõtlesin veel üle oma trikki, et ei olnud siuke, et kohe nüüd, et iseenesest oli hea, et tekkis vahe, oleks saanud minna, aga jah, ei tahtnud minna. Et trikk iseenesest tuli üsna mugavalt, et ega ma arvan, ma trikki väga palju ei kartnudki, et ma rohkem kartsin ka seda, et kuidas ma maandun, et mul on kombeks Pipes tihtipeale seinast hästi palju eemale tõugata, seega ma maandun alla ja see esiteks põrutab ja ei olegi meeldiv ei ole. Ja. Et jah, õnneks ma ütleks läks väga hästi, et ei maandnud liiga põhja, ei maandnud ka ääre peale, nii et kõik läks hästi. Jah, et see trikk on juba selline, mida teevad sellised 10 parimat Pipesõitjad, et raskemat trikki sellest enam praegu täna Pipes ei ole. Ja. Et kas me selle võistluskava kohe toome on iseasi, aga vähemalt on tehtud ja järgmiseks hooajaks äkki olemas, et ja. Muidugi tuleb ka teises seinas sama trikk ära teha, jah. Aga väga äge, tubli. Nüüd mõned reiliringid ja siis pakime asjad ja hakkame sõitma Tiinsi, kus on siis Pargi ja Big-Airi MK etapp. Tisu. Aitäh. Kus me oleme? Annessis, Prantsusmaal. Et sõidame Tiinsi ja praegu oleme siin Annessis järve ääres ja meil on kaasas ka e-foil, nii et plaan on mul minna siis vette ja natuke foilida. Õues on soe, auto näitas 18. Vesi ma loodan, et on ka, aga vesi vist on umbes 7 kraadi, vaatasin. Nii et jah, sööme ära ja siis vette. Kas suusatamine või surf? Suusatamine ikka. Surfamine on liiga soe. Kelle jaoks? Saan midagi aidata või? Ei, väga ei saa vist. Siin ei ole midagi aidata. Mäletad veel, kuidas sõitmine oli või? Ei hästi mäleta. Ma loodan, et see on nagu jalgratta sõit, et kui selgiks õpid, siis ära ei unusta. Lipsu on kuiv või? On kuiv. Umbes 3-4 kuud kuivad saanud. Sussid jalga? Sussid jalga. Miks? Sest et ma arvan, et vees ikkagi on külm, et 7 kraadi umbes, siis kõige saab jääb. Viimane viimistlus? Viimane viimistlus põhimõtteliselt. Tuiskab? Tuiskab. Üpris ümber on kõik siit, ega ma väga ei kuule ka midagi. Aga vähemalt on soe õues. Vette? Vette, jah. Et meil pump ütles ülesse. Aga siis tuli üks uudishimulik härra ja küsis, mis mure on. Vähemalt andis märku, sest ega meie prantsuskeelt ei mõista ja tema ingliskeelt mitte. Aga ta ütles, et tal on pump kodus olemas, nii et tõi pumba. Ja tundub, et saame vee peale. Super. I think this is good. Merci. Je vous en prie. Superb.
Toimib. Toimib just. Ütle suur aitäh Onule. Jah. Kuidas prantsuse keeles ütled? Ei oska nii palju, oska lihtsalt aitäh prantsuse keeles. Kuskilt natuke tuleb vett sisse. On soe või? Nüüd iga lipsa on soe, see vesi natuke kuskilt vahelt tuleb sisse. See tundub natuke jahe, aga ju siis saame hakkama. Ja nüüd tuleb sisse igale poole sisse. Väga mõnus, et vesi on soe, võib täitsa ujuma tulla. Aga täitsa ära ei ole unustanud veel. Pakime kokku ja siis Tiinsi kähku. Jah, oleme Tiinsis. Ja ma ütleks, et meil on päris hea vaade, et iga õhtu saad vaadata, kuidas traktor mäge teeb. Hommik. Hommik. Tiinsis. Tiinsis, pargi sõiduraja peal praegu, esimese hüppe juures. Ja jah, eelmine aasta tahtsin teha küll siit hüppest selge ees duubelkork 1260, aga kuna hüppenurk oli minu jaoks natuke liiga lauge, siis tegime natuke lihtsama trikki, et selge ees duubel 900, aga see aasta plaan äkki kava natuke ümber teha, et siit hoopis siis otsehüppe, et otse kahekordne 1440 ja siis teisest hüppest ka otse 1620 kahekordne ja siis viimasest selges. Nii et lähme vaatame raja üle ja hakkame pihta. Kuidas meil reilidega mõte? Esimene sektsioon. Ma arvan, et võtame siit selle keskmise. Reilid tunduvad huvitavad, et siin on siuke kõik tunduvad pikad, mõnel ka mingi pikem vahe sees kuskil. Tundub huvitav, et jah, ma arvan keskmise. Ja mis sa keskmisel teha plaaniksid? Plaan oleks, ma arvan, teha selges 270 peale ja siis seal, kus kahe reili juures vahe on teha, proovida teha 360 ümber hüppe ja siis ka mingi asi maha. Aga see sõltub sellest, et mis see järgmise reili teha plaanime. Vaatame järgmist sektsiooni siis. Jah. Lähme. Siit on muidugi hea, kui varem maha kukud. Ja saad vähemalt teisele peale minna. Siis sa kukud vastu seina natuke. Kuidas tunduvad, et siin reilid? Proovida võtta see keskmine jälle, et seal on võimalus hüpata ühelt reililt teisele ja proovida alguses seda vaadata, kas õnnestub ja kuidas õnnestub. Siin ka keskmine või? Ma ei teagi. Tuleks mõelda, võib-olla jah. Keskmisele 2 peale ja 6 välja. Otse 2 peale ja 6 välja. Kuidas üldmulje on? Üldmulje tundub päris hea, et rada tundub siuke huvitav. Reilid on ka siuksed tehnilised. Kolmas sektsioon on natuke praegu siuke küsimuse all, et mis seal ja kus teha täpselt. Aga eks kui me need reile laseme, siis saame teada. Üles ja siis saab juba lasta. Hommik. Big Air. Esimene 14, kuidas oli? Iseenesest normaalne, ainult et Kikkeril see lõpp on hästi jäine, sest see oli natuke ebamugav, kuidagi tundsid jalad vajusid ära. Aga muidu okei. 1.14 ja siis 18. Jah.
okei oli. Vist oli kaugele, aga ta ei tundnud väga kaugele. Siin see hüppe tuleb kuidagi nii mööda maad, et jah, hüppe tundus siuke paras praegu, et oleks siin tegelikult võiks veel suurem olla. Otse tundub hüppe natuke suurem kui selges, aga ju see on see, et otse ma tõukan rohkem. Kuidas meil Big-Airi treening läks? Ma arvan täitsa hästi, et saime mõlemad Big-Airi hüpped tehtud. Et nüüd jääb siis ainult võistlust oodata. Ja eks loomulikult proovida haarded ja maandumised natuke puhtamalt teha. Ja nüüd? Ja nüüd on siis pargisõidutreening. Et täna ilm on hea, tuult ka ei ole, võrreldes eilsega on nagu 0. Et saab pargisõidus ka hüppeid teha. Kuidas sul särgiga on? Särgiga on hästi, et on olemas. Aga esimest korda siis särk MK-etapil alla 20, et pargisõidus on number 18. Areng. Väga hea. Hommik. Mis meid täna ootamas? Täna on pargisõidu kvalifikatsioon. Ja kuidas meil tunne on? Läinud on? Ma arvan, läinud on üsna hästi, et kava on tehtud. Reinihüpped võiks selged olla. Nii et siis starti ja tuleb enda asjad ära teha. Ma loodan, et tulevad välja. Jah. Ega me tegelikult kokku ei hoidnud reilide või keerukusega. Jah, et reilid võib-olla võiks natukene kindlamalt tulla, aga ma loodan, et selle võistluspingega suudan ennast kokku võtta ja ära teha. Mäel läks üsna hästi, ma arvan, et õnnestus saada finaali. Esimesel laskumise järel olin oma grupis 6 ja teisel laskumisel õnnestus tulemust parandada natuke ja sain oma grupis 5. koha, kokkuvõttes siis 6 ja sellega finaalis. Ja läks tõesti väga hästi. Kuidas homme plaan? Homme on Big-Airi kvalifikatsioon. Kus me ennast väga kindlalt ei tunne? Jah, et trükid on tehtud, aga krääbid on, ütleme nii, et ei ole veel kõige paremini tulnud, et loodame, et homme tuleb... Mõnel hüppel tuli väga hästi, aga kindlus on natuke lahja. Ja, et loodame, et homme tuleb kõik välja. Valed sa jätsid või? Jaa, need ei lähe tagasi veel lihtsalt. Sa võtad oma käega ja mina pean sööma, jah? Jah. Aga ma võin ise ka sinu omad ära süüa, kui sa ei taha. Kui ei kõlba. Kõlbab väga hästi. Olemas. Mis sul raske on? Ei midagi. Sinu võib poes käia ja sa tahad asju võõraste korvidesse või kärudesse panna. Ja. Kuidas meil läks eile? Eile ei läinud väga hästi, et ei suutnud kummalgi hüppel oma selges 18 ära maanduda. Ja, väga ei läinud. Sellest ma väga ei räägiks, jah. Aga täna on meil siis pargisõidufinaal
finaali sai 16 sõitjat ja ega finaalis on nii, et kõik on võimelised mängima poodiumikohast, aga samas sul võib olla üks väike eksimus ja võid olla viimane, nii et eks lähme mäele ja vaatame, kuidas siis täna läheb. Hommik. Kas need on üks väheseid kordi, kui tuleb munasüüa või? Jah. Kus me oleme? Me oleme Prantsusmaal Lacluses. Miks me siin oleme? Tulime eestlastele külla. Ja kuidas meil eile läks? Eile läks üsna hästi, et saime 4. koha. Karjääri parim tulemus. Kuidagi tagasi olid äkki? Ma alles tõusin, ma arvan, ma väsinud. Et tavaliselt ma teen nii, Järvilaagas oli ka nii, eks ma eksponeerin neid vibude peal ja seal oli Amende villas mingi 10 särki vibudel, eks. Ja siis seal osad inimestega ma sõbrunesin rohkem ja siis ma ütlesin neile nii, et võtke mu selle kodulehelt, vali välja üks särk, eks, ja kui see on õige, siis juhtub ime. Ja siis ta valib välja mingi särgi. Ja minu jaoks see särgi valik nagu ütleb palju inimese kohta, et kus ta praegu asub või millest ta mõtleb, mis seal on. Ja siis ma ütlen, et õige, jõuluvana tuleb ka siis kuule praegu märtsis. Ja siis ma kingin talle selle särgi. Ja teiega on praegu sama lugu. No meil ei ole aega, te peate ju kell 9 ära sõitma. Mul on endal tunne, et kui see teile meeldib, eks. Tee särgiga on nagu lemmikloomaga, et seda ei saa kinkida. Inimene lõpuks nagu, ma ei tea, ei saa lahti sellest, eks. Et selles mõttes inimene peaks ise valima, eks. Aga mingi hetk ma jõudsin nagu üksikute tähtede juurde ja selle on selja peal ka kiri, eks. Ja ma arvan, et te olete nagu millegile pihta saanud, kuna te olete seal, kus te olete, eks ole. You got the point. Sul on rinna peal vanakas. Mis see tähendab? See oli mu hoob. See oli minu sportlik muu hoob, kus ma veetsin kogu ma lapsepõlve. Et pärast kooli ikka vanakale, ma elasin seal lähedal. Ma elasin muide sinu isaga ühes majas, ühes paraadis. Ta oli korrus allpool. Aga tema vanakale millegi pärast ei jõudnud või? Me jõudsime meie. Jõudsite teie? Vot. Nii et suur teekond võib alata väga väiksest kohast. Järgmine kord, kui muna teha sulle? Kui mul sinki ja juust on, siis küll, jah. Nüüd edasi? Sõidame siit Laaksi, pakime auto ja siis Silla Planasse MM-ile. Ja. Aga selleks korraks kõik. Aitäh, et vaatasite, loodan, et meeldis ja näeme järgmises vlogis. Tšau. Tšau.